Tere kõigile! Tere! Tere päevast! Tänases saates vaatame siis neid põllukultuure, mida me eelmine kord Põllumees Tootsi erisaates ei jõudnud käsitleda ja vaatamegi kohe lähemalt. Aga alustame siis talirapsiga ja kõigepealt siis talirapsi väetamine. Et Mikk, siin on nüüd meil üks talirapsi väetusplaan, kus on ka tegelikult ju siis vedelsõnnik sees. Aga mida sa selle kohta oskad öelda, et milliseid nüansse võib-olla siin arvestada või? Jah, sügisel on siis Toots kasutanud, kuna Toots on ka loomapidaja, siis on tal olnud kasutada sellist head rammusat väetist, milleks on vedelsõnnik. Ja selles mõttes vedelsõnnik on väga hea produkt, lisaks toiteelementidele parandab see ka mullaelustikku ja annab sellise taimele väga hea algstardi. Aga mida seal sügisel siis kindlasti tähelepanu on vaja pöörata, on see umbrohtumuse pool, et lägast paratamatult tuleb ju kõike head ja paremat kaasa ja see eladab ka seda mullas olevat umbrohufooni ja teisest küljest see puust on sügisel võib-olla väga tugev, et kindlasti ka see kasvu reguleerimise pool peab olema õigeaegselt tehtud ja õigete toodetega. Aga kui võtta siin väetamise poole pealt kokku, siis lisaks sügisele lägale, mis annab nii-öelda selle hea baasi, on ka kevadised kasutuskogused täitsa mõistlikud, kokku siis 140 kilogrammi lämmastiku tegevaines ja on ta siis jaotatud 3 osasse, et 2 korda on antud siis tavalist ammooniumnitraati ja 1 korra ammooniumsulfaati, et sellega siis balansseerida ka seda nii-öelda lämmastiku väävli suhet, et see oleks rapsi jaoks korrektne. Et korrekt seal ma pean siis silmas, et 3:1 kuni 5:1 võiks see vahe olla. Okei. Ja võib-olla siis taimekaitse, et kohe Kaarel saab siia otsa rääkida, et mis siis võib-olla, ma ei tea, kas siis teistmoodi just, aga mis siis siin nii-öelda selle põllu peal siis teistmoodi on tehtud või mis see plaan on? Taimekaitse poole pealt Tootsil tegelikult on selline, et ei ole kõige varasem külv, ei ole kõige hilisem külv, et selline augusti keskpaiga külv, nagu Mikk mainiski, et sügisel on ta läga fooni pealt saanud. Et läga on selline tänuväärne asi, et annab väga palju lämmastikku ja kui sul on eelvili, kas mingi teravili, et aitab selle põhku lagundada. Et tegelikult see põld oli väga ilusal sügisel ja pigem taimepaitse poole pealt üldse, kui rapside puhul vaadata, ikkagi on see õigeaegne kasvu reguleerimine on see nagu võtmesõna, et kui sul on läga all, et sa pead ikkagi 10-sse panema. Et siin on ka sort mängib tegelikult väga olulist rolli, et kas sul on kiirekasvuline sort sügisel, aeglane kasvuline, et millise biomassi ta siis moodustab, et kas ta läheb nagu väga nagu laiali ja kõrgeks või on ta natuke tagasihoidlikum, et see on ka kindlasti oluline nüanss. Ja meil on praegusel hetkel siin Cornetto ja Architect kahele põllule pandud. Et kindlasti ütleme selline Cornetto ja Architekti puhul, kui vaadata nende sortide iseloomustusi ja kasvu põllu pealt ka, et nad on pigem sellised äkilised sordid, et kiire algarenguga panevad minema, kui sooja ja süüa ja niiskust. Eriti Cornetto, ta on väga suure biomassiga sort ja ongi väga kiire algarenguga, et seal nagu peab kasvuregulaatoriga, eriti kui sa lägaga kasutad, et peab nagu õigel ajal olema kohal, et ei tasu jääda seda 2 või 3 päeva passima, et kus sa näed, et võiks veel oodata, et hiljem ei pruugi lihtsalt enam pidama saada. Jah, ja pigem kui mida on viimaste aastate sügised näidanud, et ka talirapsi kasvu reguleerimise puhul, et ei tohi karta seda, et taim on liiga väike, et äkki ma teen liiga, siis tahab tootega, normiga mängida, aga pigem ikkagi teha varem ära, et üldiselt kõikide asjadega on niimoodi, et ikkagi kui see hiljaks jääd, siis sa lähed piltlikult öeldes juba päästma seda asja, siis on vaja suuremaid kulunorme, siis on rahaline kulu suuremad, õigeaegsus on ikkagi see, mis on ka sügisel talirapsi puhul väga oluline. Ja seetõttu on ka siin valitud just Metasam X Pelkari nii-öelda umbrohutõrje lahendus, et ongi, et see läga fooni peal seda umbrohtu tuleb ikkagi rohkem ja kuna sügisel tollel hetkel, et see mõned põllud on ka Tootsil nii-öelda turba peal, kus see mullaherbitsiid ei ole kõige parem lahendus, et ta annab natuke paindlikkust juurde, et see Metasam X Pelkari segu, et ta on jah küll alates 2 pärislehest nii-öelda saab teha teda, aga tegelikult ongi ilusti, et tehtud ära Metasam X Pelkar esimesel võimalusel kohe, tehtud ka sinna väike pooriga leheväetamine ja teisest tiivus on siis korraliku normiga kasvuregulaator sügisel peale pandud ja sellega tegelikult ka see piirdus, et täiesti ühekordse kasvuregulaatoriga, aga hästi tugeva normiga oli kaaruks peale pandud. Ja raps on täna väga ilus ja ootab soojasid ilmasid ja vihmaid.
Et sügisesel asi meil enam-vähem sai nüüd ühele poole, aga kuidas on kevadel, et see ajastus ikkagi väetamisel ka tegelikult on ju oluline, et kuidas sa seda oskad? Jah, kevadisest väetamisest me juba kogustest rääkisime, aga ajastus on selles mõttes suhteliselt lihtne, et ikkagi esimene ring esimesel võimalusel. Ja rapsil peab ikkagi seda arvestama, et kui me nisudel saame veel natuke kasvufaaside järgi sättida, siis tegelikult raps, kui läheb soojaks, raps hakkab kohe viskama, hakkab arsuma, et see on see periood, kus on väga aktiivne siis toitainete tarbimine ja biomassi moodustamine ikkagi, et me nägime ju ise, kui meil oli siin see soe nädal pluss 20 ja rohkem kraadi, et raps hakkas kohe ülespoole minema. Et rapsil üldiselt see väetamine võrreldes teraviljadega võiks olla ikkagi varem tehtud. Kindlasti ja füüsilises ka, et kui raps viskab selle sooja nädalaga selle kasvu üles, ega see väetise panegi, ega see väetise kuul lendab päris väetise teha päris kiiresti, ega ta hakkab lõhkuma juba ka rapsi neid peavarsi. Ta võib haiget teha natukene ja seda enam, et rapsi juur on ikkagi ka sügaval, et raps saab ikkagi väga paljudest erinevatest kihtidest, et isegi kui sademete tõttu toitained liiguvad natuke allapoole, siis raps saab nad ikkagi kätte. See ei ole teemat. Toitainete sügavale minek, arvestades meie viimased kevadid on pigem kuivamapoolselt, et ei ole nagu väga probleemiks olnud, et nüüd välja leostama hakkab. Ja kui nüüd kevadise taimekaitse poole peale minna, siis mis mul silma hakkas, oli see Sivanto Energy, mida praegusel hetkel eriloaga saab kasutada, on ju? Ja, et sellel aasta saime eriloaga siis süsteemse kontaktse putukatõrjevahendi, et kevade puhul ongi rapsi puhul, et see pigem see põhirõhk ja see põhiasi on ikkagi putukas, mida tuleb hoida see nädal või see aasta siis oli ka näha, et need putukad olid tegelikult väljas juba siin märtsi lõpus esimesed soojad päevad olid, et ikkagi esimene asi on ka seire, on need kollased liimpüünised, kausid, et ikkagi seirata, et saada kätte või tunnetada ära, kuna see on tipphetk putukate lenduse puhul ja siis ikkagi tõrje, kas algul ikkagi esimeste putukate puhul või kui närv vastu võib teada siis kontaktse tootega ja siis ikkagi see kontaktne süsteemne toode ikkagi püüda sinna ajastada klassikalisse kummikufaasi, kasvuregulaatori faasi, et saada võimalikult pikk kaitse sellel ikkagi peale, et ka ta sinna põhimõtteliselt õitsemiseni või enne õitsemist välja peaks. Kui ta väga ära teha, lihtsalt see aken, kuna ta mõjub. Siis praegune ajamoment tegelikult, et praegu see hetk ongi käes. Jah, et täna need kummikufaasi, sellised kasvuregulaatori vaas hakkab kätte tulema, ütleme Lõuna-Eestis on käes või isegi mõni põld on võib-olla natukene juba suurem, isegi kasvuregulaatori aknast välja kasvanud. Põhja pool ikkagi Virumaal, seal tuleb see kohe kätte, et sinna sisse see ajastada, et vaadata täpselt. Ja samamoodi kõik need leheväetised ja ega kasvuregulaatori puhul ka kevade, et mis on selle mõte, et selline ongi, et seda peavarre kasvu natukene kinni hoida ja moodustada kõrvalvõrseid rohkem, et raps ikkagi annab laiestatus see väide, nagu vanarahva tarkus ütleb, poolsaagist kõrvalvõrsetega, see peab paika tegelikult. Ega eks see nüüd sõltub ka edasistest temperatuuridesse areng, aga ma siin nägin juba paari pilti meil lõunaosariikidest Leedust, kus olid osadel taimedel juba esimesed õienupud kollased, et tavaliselt on niimoodi, et kui seal on nii, siis paneme +2 nädalat otsa ja saamegi öelda enam-vähem, et mis kuupäevast meil juba võivad esimesed õienupud lahti olla, et võib täitsa juhtuda, et see aasta see õitsemine algab suhteliselt varakult pihta, seda enam taimekaitsetööd üks asi peavad õigeaegselt olema tehtud ja ega see väetamine samamoodi, et tänaseks võiks ta ikkagi tehtud olla või siis viimane hetk teha. Rapside puhul kindlasti võiks ta nüüd eelmine nädal olla tehtud või nüüd siis tõesti täna olla päevakorras, et nüüd seda vihma tuli ka nädalavahetusel, et niiskust on ja lubab siin väikseid hoovihmasid juurde. Ja kõigi tööde puhul, nagu me siin ikkagi oleme rääkinud, et ikkagi ka rapsi puhul sellised ennetavad asjad, just haigustõrjed, kasvuregulaatorid varases vaasis ja ka õitsemisaegne tõrje, need on ikkagi efektiivsemad. Et see on ka selline, et kui sa juba lähed, kui sul on ikkagi see haigus lööbinud või siis putukas sees, siis sa tegelikult piltlikult öeldes maja sul juba põleb, sa lähed juba kustutama ja probleemi likvideerima, mitte ennetama, et sul on juba kahju tegelikult tehtud. Nojah, et siis tagantjärgi tarkusena võib ka alati öelda, et ega kui sa hiljaks oled jäänud, siis on juba keeruline väga head tulemust võib-olla kätte saada, et ennetamisega tavaliselt õnnestub ikkagi paremini. Ja kui me võtame selle kulude poolde, nagu ma ennemgi ütlesin, et see juba mingi kahju on tehtud su saagile,
kui suur see on, seda me nagu kohe ei oska nagu öelda, et meil ei ole kontrollvarianti. Alati ei oska öelda, aga teine ongi see, et sa pead tugevamaid tooteid kasutama, mis on üldjuhul ikkagi kallimad asjad. Ja siis ongi see, et väike saagekadu, kallimad asjad ja juba on tegelikult prognoosis numbrid muutuvad kohe. Ja ma ei teagi, kas me siit võime rapsiga siis, ma ei tea, tahad sa midagi veel välja tuua, et mida kindlasti peaksin jälgima nii-öelda toodete poole pealt? Toodete poole pealt kindlasti putukatõrjevahenditel, et neid on siin turu peal mitmeid, et tuleb vaadata ikkagi see, et ei oleks õitsvaid taimi, mis on lubatud õitsvate taimede puhul, siis need on kindlasti ööpitsimised ehk õhtul kella 10 hommikul kella 5, et lihtsalt etiketti lugeda, et see, mis eelmine aasta võis olla päeval lubatud, sellel aastal ei pruugi olla, tehti talvel muudatused. Putukatõrje puhul kindlasti vaadata neid ja ka õitsvev umbrohi on õitsev taim. Nii, ja siit läheks edasi siis viimase taliviljaga, milleks meil oli siis talioder, KVS Orbit, seekord siis külvatud. Mikk, mis sa oskad Orbiti kohta öelda ja mis see väetamise pool siin võiks siis nagu olla? Väga hea sort nii talvitumiselt kui ka veel üks positiivne aspekt võrreldes siis nende vanatüübi sortidega on tugevam kõrs, et ta ei ole nii aldis lamandumisele. Tugevam kõrs, natuke madalam, pikem pea, selle võrra ka suurem saak. Aga mis ma tahaksin nagu öelda või sõnad peale lugeda, et mida me nagu viimastel aastatel oleme väga palju näinud, ja need varasemad sordid, on ta siis KVS Tenor või KVS Meridian, need sordid valmisid 4-5 päeva varem, said koristusküpseks, et me oleme täna ikkagi harjunud, et taliotra peab minema võimalikult vara koristama, aga vaadake ikkagi põllule peale, et kui te lähete liiga vara lõikama, siis te olete selle probleemi ees, et oht ei taha hästi ära murduda. Et seda me oleme ise nagu kõrvuti näinud ka, et kui see vana tüübi Tenor on kõrval versus Orbit, siis kui see Tenor oligi koristusküps, siis Orbit veel ei olnud. Et peab natuke teistmoodi neid vaatama. Aga sordina iseenesest väga, väga suure saagi potentsiaaliga ja ka seisukindam oluliselt kui need varasemad sordid. Ja väetise poole pealt? Väetamise poole pealt ma ütleks ka, et nii nagu talirapp, siis tegelikult ka talioder, et üldiselt selline 2/3 võiks olla antud esimese ringiga ära ja ülejäänud siis teise ringiga ja kogu lugu, sest et talioder samamoodi, nii kui soojaks läheb, nii hakkab ta kõrsuma ja ülesse poole viskama. Et sisuliselt käitub ta sarnaselt varajase suviodraga, et kui on temperatuur soodne, hakkab kohe minema, et ta ei väga pikalt ei popsu seal nii-öelda. Okei, ja selle ohtu teemaga siia ka selle osa juurde veel, et ega see viljas head ei tee, kui selle ohe ära ei murdu. Eks seda on mahukaal on kohe kehvem ja käidelda kehvem ja kes siis sealt veel nii-öelda omale tarbeseemnena külviks võtab, et külvata ka keeruline. Just. Kaarel, aga odra siis nii-öelda taimekaitseplaan? Oda taimekaitseplaan jah, et siin, et Mikk väetise poole pealt rääkis juba, et oda ka kiire kasvuga, et ei ole, aga kuna selle Tootsi põllu siis eelviljaks oli täiesti kõrreline rohumaa, mis täiesti künti ära, et just, et oda sellest seda kõrrelist umbrohtu on raskem kätte saada, et künti ära täiesti, siis sügise kasutati ainult mappi. Tegelikult nii-öelda stardiks, kuna põllul on väike probleem nii-öelda fosforiga või fosfor. Aga kaalium iseenesest on mullas piisav, siis kõrreliste rohumaa viib ju ka ju kaaliumit. Kaalium on nagu okei, aga nii-öelda mapp oli just selline, ta ei on nagu väga puudujääk, aga ütleme, tarve oli selline keskmine, et kasutati mappi ja kevadel 2 korda lihtsalt kandus S-i pealt ja seetõttu ka sügisene nii-öelda umbrohutõrje hetkel tehti lihtsalt Sempra plus TPM-iga mullale, et võtta ära laialeelist üvooni ja antimangaani juurde. Ja kevadine tegelikult, kui me juba kevades süüpame just taimekaitse poole pealt, on ka tegelikult suhteliselt lihtne tehtud, jälle jutu juurde tagasi, et oder on kiire kasvuga. Üldiselt tehakse 2 pitsimist seal, et esimene on selline vajadusel umbrohutõrje juurde, kui on laialeelist sinna tulnud, siis esimene fungitsid, leheväetis ja teine tiir on siis jälle selline tugevam kasvu reguleerimine, leheväetis ja siis nii-öelda, ega see fungitsiid ja rohkem ei olegi, tuulekaer teeb 3. pitsimise juurde, aga üldiselt see teeb kõigis kultuurides niimoodi, et kui tuulekaer tõrjet vaja teha on, aga kuna ta tuleb rohumaa alt,
siis tegelikult hetkel nagu selle sisse ei plaanita. See võib tulla küll ootamatu kuluna, aga seda nagu, et ta lattu ei osta. Seal on ka see ajastuse teema, et kas üldse jõuab ja see talioder, kui soojaga ikkagi kasvab niivõrd ruttu, et sa ei pruugigi füüsiliselt jõuda ära teha neid asju. Pigem Toots on võtnud ka ikkagi selle suuna, et talioda puhul tahetakse terpalit teha lõpus ja tohi, et äkki veel kõrt saada, et pigem on selle ikkagi võtnud, et selline korralik tugev kasvureguleerimine teise kõrresõlme ajal. Ennifoon ei ole ka väga suureks viidud, 120 kilo tegelikult kevadel ainult, et sügisel ta väga palju ei saanud, selle ta kasutas ära. Et sellega peaks ilusti püsti püsima ja ikkagi talioder on ka esimene asi, mida poistama minnakse, nagu Mikk mainis, et kiire kasvuga. Et lihtsalt veel, et talioder on jah, et seda tuleb vaadata, mis on nagu ka järelkultuur, et teda väga pudinema ei lasta, et ta piltlikult öeldes võib ka hakata tegelikult umbrohuks muutuma teatud külvikordades, tuleb nisusse sisse, rukkisse sisse või vastupidi, et teda ei tohi nagu käest lasta. Rapsile samas jälle väga kulda eelvili. Nii, ja siit taliodra juurest nüüd lähme viimase kultuuri juures, mida me siis ei ole veel Tootsil käsitlenud, on siis hernes. Ja meil on siis külvatud selline sort nagu Alvesta ja tegelikult siin üle Eesti käis üle nüüd ka äikene, ja ka põllumees Tootsil oli äiksega siin omad kalad või kanad kitkuda võib öelda, et Mikk, äkki sa räägid natuke lähemalt, mis siis juhtus? Jah, põllumees Toots oli nädalavahetusel usin ja külvas osa hernest maha ära. Sordina hea varajane Alvesta, et saab ta varem valmis, annab saaki väga hästi ja süke muidu ka muhesort. Aga jah, Toots külvas siis ta ära. Eelvili oli tal rukis, sügisel siis harimata, kõrrepõld. Et tüükultivaatoriga käis ta kevadel üle ja enne külvi ja külvas ära ja Toots siis mõtles, et teeks see aasta teistmoodi, et rulliks ka seekord. Äkki sügisel parem koristada, et kui lamandud on ja rullis kõik ära ja siis laupäev õhtul tuli korralik ikkagi äikese vihm selga, et pühapäeva hommikul oli vaatepilt ikkagi selline, et lombid maas ja vesi oli natuke uuristanud ja selline üsna nukker. Ei olnud kõige rõõmustavam. Ei olnud kõige rõõmustavam, jah, aga vaatame, ega oluline on, et see muld pehme püsiks ja eks ma arvan, et sellistel puhkudel aitab ka see, et kui sul ongi see nii-öelda eelvilja põhk on segatud natuke teistmoodi, et see aitab ka natuke sükest vedrupuhvrit vahel hoida. Ehk ta ei tegita päris sellist tihedat kaant peale. Jah. Või vähemalt loodust on. Jah, et kindlasti kui oleks künnipõhine ja tasandatud maa, et siis oleks olukord kindlasti hullem. Aga jah, ega selle hernega on täpselt see, et rullimine ühest küljest on küll hea, aga teisest küljest ilmaga on ka täpselt niimoodi, et kas on liiga kuiv, kas on liiga märg, et seda me ei teagi ette, et sellised, ega kõik põllumehed vaatavad, ka Toots vaatab ju ilmaprognoosi, aga sellised äikese vihmad ja rünnakud tulevadki väga äkki. Selle vastu ei saa midagi, aga nüüd ongi huvitav jälgida ka, et mis siis siin selle hernega toimuma hakkab ja selles mõttes näeme siis sügisel või võib-olla juba varemgi, kui asi väga untsus on, aga selle me siis vaatame ka üle. Aga mis siis nüüd võib-olla herne osas, kuidas see väetusplaan siis? Hernel on väetisega selles mõttes lihtne, et NPK väetist näppu otsaga alla ja kogu lugu, et ega see hernes ei tahagi väga palju, lämmastikku ei tohigi talle palju anda, et hernes ise hakkab seda õhust püüdma ja jagama ise endale siis, et aga jah, selles mõttes on hernega lihtne. Taimekaitse algselt oli planeeritud mullaherbitsiid, aga kuna täna on olud sellised, mullaherbitsiid tahab ka ju mullaniiskust, aga lihtsalt see praegune niiskus on võib-olla liiga palju, et oleks vaja tal ikkagi, et ta ilusti tärkaks ja kasvama hakkaks, et hetkeseisuga pigem on planeeritud siis tärkamisjärgselt, et koorum dash. Jah, et ega herne puhul taimekaitset vaadata, ega algselt oli planeeritud mullakas, nagu Mikk ütles, mullaherbitsiidide kombo, aga täna on võib-olla need olud ideaalselt mullaherbitsiidi jaoks tegelikult kasutamiseks. Muld on hea niiske, aga täna on küsimus see, et palju seda hernest üldse üles tuleb, et kehvemal juhul on ka see täna laua pealt, et siit ei tulegi midagi üles, jääbki see kaan peale, kui viskab meil siin tuuled ja
ja päikse üles, et kannatab kinni, et Ernes, nagu enne Mikki mainis, tegelikult ta tahab sellist kobedat mulda, et see muld võib küll külm olla, aga Ernes tahab ikkagi kobedat, et kes kevade ka ikkagi harib ette, et pigem selliste tüükultivaatorite asjadega, et see panna ja mitte märga mulda teda külvata, kus küllik pakib kinni ja siis veel omakorda, kui vihma peale ei tule rullida, et Ernes tahab sellist kobedat asja, et vaadata, et seetõttu sai ka taimekaitseplaan natuke ümber mängitud, et kui tuleb hilisem Ernes just üles ja saab hilisem umbrohutõrje teha, siis tegelikult täna peaks sinna selle mullaherbitsid ära tegema, aga lihtsalt ei ole kohta, kust nii-öelda kinni haakida, kas on vaja teha, kas ei ole. Märg ja kui mingid lombid ka lohukohtades peal. No siis ei saagi teha veel, aga kui tekiks aken, et siis peaks selle ära tegema, et mängiti ümber koorum tassi poole, jah. See teeb natukene seda jälle kulubaasi suuremaks, aga teisest piirest, kui vaadata jälle, et kui ma täna teen selle mullaherbitsiidi paketi sinna peale ära üldse, ja selgubki, et ongi kaane all, ei tulegi üles, siis on mul kulu tehtud, et õnneks on Tootsil ju tegelikult variant, et täna on kuupäev suhteliselt varajane, et 10 päeva pärast võiks ikkagi näha olla, et mis sealt tuleb, et kõige halvemal juhul saab ta ka uuesti külvata mai alguses, et ei ole ka probleemi. Lihtsalt siis on see kulu juba oluliselt suurem. Siis on kulu oluliselt suurem juba, jah. Ja teine asi, kui sinna näiteks mullaherbitsid peale teha ära ja venitatakse selle ümberkülviga, ma ei tea, mai lõpuni juba, et loodetakse, siis paneb see mullaherbitsid ka teatud järelkultuurid ja mida ümber külvata juba peale sul listi väiksemaks, et sa ei saagi kõike sinna külvata. Õnneks muidugi herneskultuurina on natuke tugevam, kui on raps või teravilli, et ronib ikkagi paremini sealt mullakoore seest ka välja, et kui raps sinna kooriku alla jääks, rapsil oleks sealt oluliselt raskem välja ronida. Võrdleme seemne suurust ei ole. Lihtsalt läheb natuke rohkem aega vist eeldavasti. Rapsi puhul võib ka see olla, et surebki sinna kaane alla ära, lihtsalt ei jõuagi välja tulla. See pealmine kiht, see paari sendi peal on ikka väga märg ja see kaan peal on seal ja mäe pealt nagu Tootsilgi, et kui on ikkagi jooksnud, siis see raps võib kuskil seal lohupõhjas ka kõik olla. Ja siis, eks me siis tulevikus saamegi selle nii-öelda uue taimekaitseplaani siis ka välja tuua, et mis me siis tegime ja mis me seal üldse saab. Nüüd selle hernega võib-olla niisugune põnevat ootamist ka omamoodi. Eks kindlasti taimekaitse puhul saab seal täna mängida väga palju ja vaadata, et see, et üks ongi, et paned plaani paika, tahad nii, aga on sul külvatud kõik õhtul hea olla, aga siis... Ega sama nagu taliraps me enne siin ka arutasime, et sa teed talvel plaanid ära ja siis nüüd järsku viskab aprilli alguses pluss 20 ja rohkem kraadi, et plaan on tehtud, aga ikka pead reageerima ja tegema teistmoodi, et just putukate surved. Plaanid on tehtud selleks, et neid ümber teha, sisuliselt niimoodi. Aga võib-olla ongi selle sõnumiga hea siin täna lõpetada. Kohtumiseni järgmistel kordadel ja ärge unustage siis külastada meid Maamessil. Nägemiseni!